Kulina mõisa on mainitud esmakordselt juba 1546. aastal. Praegune mõisahoone on pärit 19. sajandi keskpaigast, kuid seda on aja jooksul ümber ehitatud. Üle 70 aasta tegutses hoones Kulina kool, kuid kui see 1999. aastal suleti, jäi maja seisma. Viimased 3,5 aastat on mõisale uuesti elu sisse puhunud perekond Poolamets. Kohalikud vaatasid küll sellise üllatud näoga, et mis mõttes, et tulete Tallinnast ära, ja teil on veel väiksed lapsed ka, et miks nii, et keegi ju ei taha Tallinnast ära. Eestlasel peab elamiseks ruumi olema. Meil on ikkagi rahval käes nii suur maa, et oleks patt kogu elu 5-korruselises majas veeta. Kas meil ei ole ühe inimese kohta kõige rohkem metsa? Mingi Euroopa... Me oleme Euroopas, ütleme, esimese 3 hulgas elaniku kohta metsa, territooriumi, rannajoone kõige osas. Miks me peaksime oma elu mööda saatma üksteise kukil, kui meil on nii palju ruumi? See on üks tuba, mis teil on korda tehtud. Siin foto pealt ma näen, et pilt oli alguses ikkagi hoopis teine. Palju te siin olete vaeva näinud selle toaga? No palju. Ainuüksi põrandatelt värvi lahti saamine on ikkagi 10 tunde võtnud ja et seda originaalset mõisaaegset lauda välja tuua. Ja töötundide maht on aukartust äratav vanas majas, sest tuleb ikkagi olla restaureerija hoiakuga. See on muutunud küll ja need laed on kõrged ja ainuüksi see pind on väga suur, sest siin majas on üle 800 ruudu pinda ja see tähendab ikkagi lõputut nokitsemist. See ruum oli väga risus seisus, lagunenud, põrandad, seinad, laed ja sellega me oleme jõudnud väga tähtsasse olukorda, sellepärast, et siin on meil tualetid, kanalisatsioon, mida meil siis ei olnud, kui me tulime. Et meil on ka kergem niimoodi gruppe vastu võtta, nii et see on tähtis. Aga majas vesi ikkagi sees oli või? Oli küll, aga ta kippus talvel külmuma. Nii et 10 päeva olime ilma veeta, aga nüüd on meil kõik torud soojustatud ja elu on lausa lill selle koha. See on nüüd selline mõisasaal, kuhu me oleme sattunud. Jaa, näete, siin on ka üks tore saalipilt. See oli siis, kui me tulime ja meil oli seal köök lava peal ja niimoodi me siin saalis alguses elasimegi. 3 aastat tagasi te elasite siin veel nii? Jah. Aga praegu ma vaatan, kas see on kõik siin see originaalmööbel või kus on pärit? Siin on kõike, siin on haruldusi nagu see Pikajärve mõisa klaver, mis tuli mul abikaasa suguvõsa kaudu. See osteti 1920. aastal oksjonilt tema vana onu poolt. Nii et need on... Hääles ka ju. Et kujutage ette, et vanad mõisa esemed leiavad ise siia oma suguvõsa kaudu endale kodu uuesti. Aga mõni ese on siit mõisast ka pärit, mis sul on? On küll, aga need on siit samast mõisast ostetud 1921. aasta oksjonilt. Me saame sellest ühe tõelise selle mõisa originaallaua. See on midagi kirjutatud ka. Väga hea küsimus. Ei teagi. Seda peaks luubiga hoolega vaatama. Aga väga tähtsad on need kirjad, sest meil ühel aknaraamil oli kirjas lastetuba, mis tähendab, et seal oli lastetuba juba mõisa ajal. Eesti meistrimees oli nad sinna sisse kraapinud. Aga nüüd on vaja siia ju lauaplaat peale panna ja ongi olemas, jah? Aga meil on suurepärane puussepp siin lähedal, nii et see ehk on juba sellel suvel valmis. Nii nad tulevad. Seal on vana raamatukogu. Ütleme, et kui sa hakkad ajaloo asja ajama, siis kummalisel kombel inimesed leiavad sind ise üles ja toovad esemeid. Et need piiblite kogu oli meil ühel heal päeval lihtsalt kotiga eeskotta pandud ja me ei tea siiamaani, kes need kinkis meile. Anonüümselt, keegi andis vanad raamatud ära? Jah, neid on veel. Neid oli lausa 15-20 tükki. No see ruum on teil ka täiesti korda tehtud, aga on sul midagi näidata, kus veel töö pooleli ka on? Oo jaa, neid ruume on veel palju, eriti teisel korrusel. No siin on ju hoopis
kirjum pilt juba. Jaa, see on üks väga rikkalike maalingutega tuba. Nende väljapuhastamiseks tuli meil appi Tartu kunstikool oma professor Heli Tuksamiga. Nii et see lagi on nüüd välja puhastatud ja siis maaling on justkui üles joonistatud, mida kunagi taastama hakata. Mitu kihti tapeeti pluss veel siis on ju maalitud seinad kõige all, jah? Seda küll, et need paneelid on kaitsnud seda maalingut hästi, nii et siin polegi vaja väga restaureerida, et väga hästi säilinud ju need värvid. Ainult imetleda. Siia võiks ühe väga ilusa söögisalongi saada, kui me selle oleme ära taastanud ja selle, kui me hakkama saame kindlasti. See on nüüd üks kõige parem kaart aastast 1892 ja siin on näha kogu see mõisakompleks, tallid, moonakamajad. Vaadake, kõigel on see muinsuskaitseline väärtus on sellel kompleksil tervikuna. See on nüüd maja siis ise? Jaa, see kollane on siis puumaja ja siis roosad markeerivad kivihooneid ja siin muide oli Eesti vanim eksportlihatööstus, kus on praegugi lihatööstus. Lihapood on seal ju praegu ka. Ja lihatööstus ka, nii et ütleme vägagi püsiv tööstusettevõtte. No, ajalookihte on siin väga palju. Kui raske on üldse otsustada, mida eksponeerida? On küll, väga raske on otsustada. See on vana muinsuskaitsjate küsimus, et mida me siis näitame 300-aastasest hoonest näiteks. Et meil on õnneks kihte veidi vähem kui 300 aastat, aga sellegi poolest, et valida õiged värvid, valida näiteks selline pilt, kus on kõik ajastud eksponeeritud, see ei ole lihtne otsus. Siin ongi see keerukus, mida me välja valime sellest ajaloolisest kihist, sest kohe näha, et siin on hilisem väga kaunis aaderdus seina peal, aga sealt alt kumab läbi üks teine kiht, mis on tumepunane ja vana Rooma meandriga ja imekaunis. Aga mis need siin on siis? Need on siis meie tulevase Hobumuuseumi eksponaadid. Üks Hobumuuseum? Suurepärane saan ja suurepärased vankrid. See muide on pärit lausa Lätist. Et meil on kollektsioon läinud rahvusvaheliseks tänu sellele. Väga uhke, aga mis kastid need on? 49, nagu ma ütlesin, 41. Kohalik rahvas toob oma ajaloolisi reliikviaid ja toredaid mälestusi siia koha peale, sest siin on ruumi neid näidata. Need on haruldased materjalid näiteks Võhukülast, proua Leida Rätsepalt, kes on siin tõeline mälukastide looja, nii et need kastid muide on Pariisis isegi käinud ja mitmes teises Euroopa pealinnas. Need on unikaalsed esemed siin paljud. Muisal 2 korrust. Jaa, tegelikult on siin ruumi üllatavalt palju, üle 800 ruutmeetri, mida siis tuleb ju korda saada, aga see ei õnnestu kuidagi ühe päevaga, ühe aastaga, pigem ikka 10-ga või isegi rohkemaga. Ja me ei teagi ette, kui palju aastaid läheb maalingutele, et kõik need detailid välja tuua. See on kindlasti meile kõige suurem pähkel, et saada need tõelised muinsuskaitselised rariteedid siit. Kas siin on põlenud? Siin on ka 94. aastal olnud põleng. Aga õnneks pandi seljad kokku ja see katus taastati ära, nii et päästeti sellega üks puitmõis. Ja ka enne meie tulekut oli see ju praktiliselt 15 aastat tühi. Aga see põleng kuidagi neid maalinguid ei kahjustanud või? Õnneks mitte. Pigem juhtus nii, et kustutusveega koorusid maha kõik tapeedid ja äkki need maalingud avanesid, mis olid tohutute tapeedikihtide all. Et need üllatusi tuli väga palju ja kunstiajaloolased on olnud vaimustuses. Üllatusi on peale tapeedialuste leidude veel ja ma näitan umbes, kus meil asub üks teise maailmasõja aegne peidik. See on päris seal taga võlvide ja järgmise korruse vahel ja sinna mahub päris mitu inimest. Mitu inimest? Vähemalt 3 mahub sinna ära ja sealt on ka leitud teise maailmasõja aegsid lendlehti. Ja kes teab, äkki see oli kasutusel juba aastal 1905. Kas see maal elamine on teid ennast kuidagi muutnud ka?
mina tunnen küll, et ma olen täiesti ümber programmeeritud. Ma arvan, et linnast tulles ma olin nagu abitu. Ma tundsin, et ma ei tea, mida teha siis, kui näiteks autol on aku tühi või et kuidas sa selle käima lükkad või käima tõmbad või et ma ei osanud traktoriga sõita, nüüd oskan. Ma ei osanud mootorsaega töötada, nüüd oskan. Mis veel olid huvitavad tööriistad, mida ma alguses nagu niimoodi vaatasin eemalt, et nüüd on nagu need kõik oskused ja torud ühendan ära ja elektrit kui vaja. Et sellist... Kutseoskused on küll saanud täiendust, et need restaureerioskused, põrandate tegemine, mitu ruutmeetrit aknaid sa oled juba jõudnud ära teha? No vaat ei, need klaasvitraafikud saavad nii palju aega, need randaknad, et neid on raske üles lugeda, aga väljas saab vaadata, mis on kõik juba särab. Me oleme kogu aeg teinud, aga ikka ei ole ring peal. Te olete siin nüüd 3,5 aastat oma aja ja raha siia, ma kujutan ette, ikka väga palju investeerinud. Olete te kahetsenud ka hetkekski seda otsust? Mina küll mitte. Mul on siin viimased aastad kõige huvitavamad olnud elu jooksulgi võib-olla. Ja kõige töökamad või siis, kus ma pean nii palju õppima kogu aeg juurde väga erinevaid asju. Et mida ma jällegi kogu aeg olen tahtnud, et mul on Kalajõgi ka siin, nii et ma saan oma lõpuks ometi oma jõe forelli püüdma minna. Vahest, kui on, ma ei tea, kas tahab midagi kiiresti valmis saada, et tunned väsimust, ma kogu mõtlen, et ma kontrollin vahest mõttes, et ma tean, et see mõisa projekt ei ole nii, et ma saaks selle paari aasta pärast valmis. Ma tean, see läheb paarkümmend aastat ja ma olen mõelnud, et huvitav, et kas ma 20 aasta pärast tunnen kahetsust või ja ma mõtlen, need 3,5 aastat, mis ma olen olnud siin, neid ma ei ole kahetsenud. Kui sa kogu aeg liigud edasi ja vaatad tagasi ja sa ei tunne kahetsust, ma olen täiesti kindel, et 20 aasta pärast ma ka ei tunne kahetsust. Ja ongi selle nädala lood ka vaadatud ja aeg asuda vaatajamängude juurde. Eelmisel nädalal küsisin, mille järgi arvestatakse fenoloogilist kevade algust. Õige vastus on, et fenoloogiline kevad algab siis, kui ööpäevane temperatuur on üle 5 kraadi. Palju õnne, võitja näeb enda nime nüüd ekraanil, saadame sulle plaadikunsti piibli. Uue nädalamäng tuleb aga Kristjan Palusalu kohta, sest et Palusalu 110. sünniaastapäeva täna tähistatakse. Kristjan Palusalu ei kandnud aga sündides üldsegi mitte Palusalu perekonna nime. Ja ma küsingi, mis perekonna nimega Palusalu sündis. Ja sel korral läheb loosi Rein Sikku raamat Vihaga, kuid vihata Eesti rahva esimene saunaabits. Ootame vastuseid esmaspäeva õhtuni aadressil maahommik@err.ee. Praegu aga mina lähen küll ilusat talveilma nautima. Kohtume teiega järgmisel laupäeval. No mine nüüd!